Nii, kell on 6 täis. Me alustada. Tere õhtust. Mina olen Jaan Tarmak, Transpordiameti Põhjaregiooni strateegilise planeerimise juht. Meeldib teid kõiki täna siin näha. Me kindlasti tervitame teie poolde pealt võimalikult paljude teemade tõstatamist. Seega, mida rohkem teid on ja mida rohkem küsimusi teil on, seda parem. Saaksime juba praeguses projekteerimise faasis kõik teemad läbi arutada ja leida selle siis parima. Täna me arutame riigitee number 11, Tallinna ringtee, järgmise siis nagu teelõigu väljaehitamise projekt kilomeetritel 34–38 Valingu ja Keila vahel. Ja see on tegelikkuses kõigist viimase 15 aasta erinevatest arendustest Tallinna ringteel. Tegemist on siis viimase lõiguga. Et meil on hetkel veel käimas ümberehitustööd Tallinna-Narva maantee sõlmise väosõlm. Samuti meil on just alanud ehitustööd siis Kanamaa ja siis Valingu ehk siis Saue piirkonnas. Ja nüüd planeerime siis järgmist lõiku kuni Keilani välja. Sellega koos on ka üks osa Keila ümbersõidust ja sellest siis täpsemalt jooksvalt. Tänasest korralduslikust poolest, et kõigepealt räägime projekti taustast ja eesmärkide. Seda tutvustab meile Transpordiameti poole pealt projektijuht Elle Tamm. Seejärel lähme teeprojekti eskiisi tutvustuse juurde, millest räägib projekteerija poolt Roadplan OÜ-st Indrek Koodem. Ja siis jõuame arutelu ja küsimusteni. Et täiendavalt on siin veel juures kolleege nii Transpordiameti kui projekteerija poole pealt, kes vajadusel aitavad siis kas täpsustada või küsimustele vastata. Ja teeme selliselt, et teeme oma tutvustused ära ja jätame küsimused nende järele sinna viimasesse plokki. Ja küsimused siis võite hiljem tõsta käe siin süsteemis näidates, küsida häälega või te võite kirjutada ka siia chati või vestlusesse. Ja loomulikult, et kui teil on juba tutvustuse käigus mingisuguseid küsimusi, siis te ei pea kindlasti ootama lõpuni, et võite kohe kirja panna. Vastame neile siis kas siis jooksvalt või siis lõpus. Aga üldjoontes jätame selle nagu lõpupoole. Lisaks siis palume hoida oma mikrofonid väljas, et kõik saaksid kuulda ettekandjat ja vastajat. Tänase kogu selle ürituse salvestame ja seda videot saab järele vaadata Transpordiameti kodulehel. Ja oleme planeerinud, et tänane üritus on umbes 1,5 tunni pikkune. Ja nagu sai öeldud, et kõik teie arvamused ja küsimused on teretulnud, et vastame kõigile ja samuti soovime siit kaasa võtta veel teie täiendavaid mõtteid ja ettepanekuid, et mida siis edasiselt projekteerimisel silmas pidada. Aga minu poole pealt praegu sissejuhatuseks kõik ja annan nüüd sõna Elle sulle, et saaksid nüüd juba projekti eesmärkidest ja taustast rääkida. Palun. Tere ka minu poolt. Ma loodan, et mind on kuulda. Väga hea. Et mina olen siis Elle Tamm, Transpordiameti poolne projektijuht siis antud eelprojekti koostamises. Ja lühidalt räägin siis eesmärkidest, ajakavast ja projekteerimistingimuste menetlusest. Et mis on siis meie eelprojekti koostamise eesmärgid, et meil on 4 sellist objekti või 4 lõiku, mida me kavandame. Et esimene ja võib-olla kõige ikkagi olulisem on Tallinna ringtee Valingu Keila teelõigu kavandamine 2+2 sõidurajaga 1. klassi maanteeks. Et täna, nagu Jaan ka ütles, et sisuliselt meil tegelikult 2+2 maantee jõuab juba välja teeotsani kohe varsti välja. Ja nüüd on jäänud see viimane 4 kilomeetrit tulla, et siis Keila
nii-öelda esimese ringristmikuni sinna Circle K tankla ette jõuame välja. Lisaks on siis projekti eesmärk Keila lõunapoolse ümbersõidu kavandamine Tallinna ringteest kuni ülesõidu tänavani. Lisaks sellele siis ka põhjapoolse ümbersõidu kavandamine nii palju, et ümbersõidule viiva liiklussõlme lahendamine põhimaanteel 8 ehk Tallinn-Paldiski. Ja viimase asjana siis kõrvalmaanteel Valingu-Jõgisoo eritasandilise raudtee ületuskoha lahendamine. Nii, nüüd võib panna järgmise slaidi. Ja, aha, nii. Et see projekt või see, ütleme, kõik need 4 etappi ei jõua aegselt. Nende kavandamine ja elluviimine on kavas, aga me kavandame neid kõiki koos selleks, et tekiks terviklahendus ja hiljem oleks lisanduvat lõiku rajades võimalikult vähe vaja seda ümber ehitada, mida juba tehtud on. Ja kõik esimesena teeme siis Tallinna ringtee Valingu-Keila 2+2 ja selleks on siis alus riigiteede teehoiukava, mis ta näitab indikatiivse objektina ehitusaasta algusega 2025. Et ülejäänud lõikude elluviimise aega täna teada ei ole, aga eks see siis selgub edaspidi. Nüüd võib edasi panna. Et ma projekti siis ütleme sellisest meeskonnast veel nii palju, et projekti koostaja on meil Roadplan OÜ, kes siis meil riigihankega on tulnud siia projekteerima ja praeguseks on valminud eskiislahendus, mille alusel siis teemegi projekteerimistingimuste menetlust. Ja väga tähtis on tähele panna, et kindlasti see teeprojekti lahendus edaspidi täpsustub ja täieneb, kuivõrd minnakse projekteerimisega detailsemaks ja saavad valmis mõned järgnevad alusuuringud. Aga millegi aluselt on meil ikkagi täna vaja edasi minna, nii et eskiislahendus on juba täna olema ja projekteerimistingimust anname kõigile korraga ehk kõigile 4 lõigule ehk siis terviklahenduse korraga. Ja olemegi, Transpordiamet on siis algatanud tingimuste menetluse tänaseks. Inimestele on kirjad saadetud piirnevate kinnisasjade omanikele ja ka neile, kelle maadest potentsiaalselt on vaja maavõõrandust, aga ka muudele siis ehitusest puudutatud asutustele, tehnovõrgu valdajatele ja ka mõnedele sellistele kaugemal elavatele inimestele, kelle puhul on näha, et ilmselt on siin puutumus või uus teelahendus neid mõjutab, et näiteks Alajaam tee piirkond. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta ootame siis kirjalikke arvamusi kuni 28. juunini ja võib ka muidugi eskiislahenduse kohta siis juba märkusi öelda või esitada või lähtugegi kindlasti sellest eskiislahendusest. Slaidi võib muidu edasi panna. Ja kõik need arvamused me kaalutleme läbi ja võtame vastu siis otsused, mida arvestada, mida saame arvestada, mida kajastada tingimustes olevas korralduses. Siis tekitame eraldi täiesti tabeli ja korralduse andmisel see tabel läheb korralduse lisaks. Selliselt saab kättesaadavaks kõigile menetlusosalistele, kellele me tõusti kirja teel, eelkõige eelkirja teel siis koju saadame. Ja mis tahes küsimuste korral siis selle lõigu puhul, et alati võib julgesti minu poole pöörduda, kirjutada, helistada ja eriti kui inimestel on näiteks oma kinnistuga või oma maa küsimusega midagi isiklikku küsida, et me kindlasti täna siin võib-olla iga maaüksuseni ei jõua. Et helistage, küsige julgesti, et praegu ongi ikkagi õige aeg ja ka edaspidi, et võib-olla kui kursis tahta olla. Ja nüüd viimane slaid võib edasi panna, et edasisest ajakavast, et praegu oleme siis projekteerimistingimuste andmise faasis, et 2021 kindlasti soovime anda projekteerimistingimust ära. Eelprojekti koostamine juba käib, et eskiis on valminud, nüüd edasi läheme järjest detailsemaks
ja eelprojekt peaks valmima siis suurusjärgus aasta pärast. Edasi jätkub siis maade omandamine ja peale seda veel põhiprojekti koostamine. Nii et kõige varem siis nii-öelda ehitus indikatiivselt oskaks praegu öelda 2020, aga kas siia nii-öelda aeg mingisugust muutusi, see siis selgub edaspidi, et ka poliitika võib siia tuua teatud muutusi, aga praegu peame arvestama sellega, mis siis teehoiukavas nii-öelda ette nähtud on. Ja ütlen veel sellise asja ära, et kui te olete märganud kindlasti tee ääres neid kollaseid silte ja infotahvleid, et kuskil on juba käivitunud ehitustööd, siis see puudutab mitte meie lõiku, mitte seda, mida me praegu arutame, vaid eelnevat lõiku ehk siis Kanamast, sisuliselt Sauest väljatee otsani, kus siis on projekt kinnitatud, ehitusluba antud ja ehitaja leitud, et kopad maasse löömisel, et me täna sellest lõigust pigem ei räägi, vaid et see, mida me praegu menetleme ja mille kohta on eskiislahendus, on siis sellele järgnev teelõik. Aga minu poolt kõik, et ma annan sõna nüüd projekteerijale ja hiljem siis kindlasti küsimuste korral ka olen vastamas. Aitäh, Helle! Ja Indrek, palun. Ja, tere ka minu poolt. Mina olen Indrek Ode, olen Roadplan projektijuht, antud projekti siis eestvedaja. Ja võib-olla alustangi siis sellest, et praegu, mis ma siis teile näitan, on kogu see projektiala. Nii nagu Elle juba kirjeldas, lõik on jagatud 4 etapiks, 4 lõiguks. Ja ma siis kirjeldangi, et siin on meil skeemi peal, et siinpool on meil siis Kanama Saue sõlm, mis siis läheb kohe ehitusse, nii et nii-öelda informeerivad viidad on täna juba väljas. Ja see esimene etapp käsitlebki siis riigiteed number 11, mis on siis Tallinna ringtee ja viib siis Keilasse. Ehk siis esimene lõik, millest me täna räägime ja käsitleme lõik 1-na, on siis riigitee number 11. Lõik 2 on Keila lõunapoolne möödasõit, ümbersõit, mis on siis, saab alguse põhimõtteliselt tänadest Alexela ja Circle K tankla juurest ning siis jõuab välja kuni ülesõidu tänavani. Ning lõik 3 on siis meie projektis käsitletud seda sõlme, liiklussõlme siin, eritasandist liiklussõlme, mis ühendab siis riigitee number 11 ja Tallinn-Paldiski maantee ehk siis riigitee number 8 ning siit arvestab ka siis perspektiivse Keila põhjapoolse ümbersõidul. Ehk siis ühendab need kolm maanteed ehk siis riigitee number 11, Tallinn-Paldiski maantee ning põhjapoolne ümbersõidul. Ja lõik number 4 on Valingu-Jõgisoo maantee ja raudtee riste ehk siis ristumine eritasandiliselt. Ehk siis see siin on meie projektis käsitletud lõik. Aga kõigepealt siis tutvustan lõiku 1. Ja ennekõike ma alustan ka sellest, et ma natukene selgitan ka neid tingmärke, mis meil jooniste peal on järgitud. Et kõik need hallid viirutused siin tähistavad siis sõiduteed, riigiteed ja rampe. Need kollakad värviga tähistatud jooned, alad, viirutused tähistavad siis jalgratta ja jalgteid. Ja need roosaka viirutusega tähistavad samuti sõiduteed. Need tähistavad siis seda nii-öelda kohalikku teed, ühendusteed, juurdepääsuteid. Ja selliste siniste joontega on siis tähistatud kas siis viaduktid või sillad või tunnelid.
aga hakkame siit sauepoolsest otsast pihta. Ja need sinised jooned siin tähistavadki, siis helesinised jooned tähistavadki seda varasemalt projekteeritud lahendust, mis siis kohe-kohe ehitusse läheb. Lõik saab alguse väljatee juurest pistmikult ja võib-olla veel samas on ka sammu veel tagasi korraks, et miks varasemalt on siia ju tegelikult koostatud juba eskiisprojekt ja meie koostame siia uut eskiisi. Miks me koostame uut eskiisi on see, et varasemas projektilahenduses olid lahendamata jäänud järgmised asjad, et sellel lõigul puudus ulukite läbipääs. Et kuna siin on jooksevad meil 2 vahekoridor läbi, selles piirkonnas on üks rohekoridor ning teine rohekoridor on selles piirkonnas. Ja varasemas projektis ei olnud head lahendust sellele ulukite läbipääsule, kuna siin liiguvad suurulukid ja ka väikeulukid. Ning selle lahendusega me siis püüamegi leida sellele üks osa, miks eskiisprojekt nüüd otsib uut lahendust. Teine põhjus, mis oli varasemas projektis lahendamata, oli tegelikult see kitsas ala korvikalmistu ja siin lähedal vahetud maanteeles asuvad vana-allika kinnistute juures. Et varasem lahendus mahtus siia niimoodi väga vaevaliselt nibin-nabin ära, tingis väga selliseid keerukaid insenerlahendusi ja oli samal ajal ka põhimõtteliselt allika kinnistutel asuvate hoonete ikkagi põhimõtteliselt seina ääres. Ning üks põhjus oli ka see, et varasem lahendus oli projekteeritud üle olemasoleva mobiilimasti ja tingis selle mobiilimasti ümbertõstmise ja likvideerimise. Samuti sõitis üle ka teise mobiilimasti ja tingis nende ümberehitust ja vajadust. Ning lisaks oli lahendamata jäetud tegelikult hästi lahendamata jäetud kogu selle lõigu ala kergliiklejate ehk siis jalakäijate, ratturite liiklemine ei olnud päris terviklikult ja oli niimoodi katkendlikult lahendatud, kuid uue lahendusega me püüame sellele leida ka paremat lahendust. Aga nüüd siis räägin natuke täpsemalt, näitan täpsemalt. Kogu see riigitee number 11, ehk siis Tallinna ringtee, Imäe lõik, on projekteeritud siis 2+2 sõiduradadega, ehk siis 4-realine. Lubatud kiirus siin on 110–120 km/h ning ta on siis lahendatud täiesti konfliktivabalt erikaduliste sõlmedega, et see liikumine oleks sujuv ja kiire. Antud eskiisiga on siis ka väljatee, kõik need kogujateed kogutud siis läbi kogujateede, ühendatud siia sauesõlmega ja viidud kogutud siis kokku ning ühendatud valinguliiklussõlme, kus on siis lubatud kõik pöörded valingu Jõgisuu poole kui ka siis olemasolevale riigiteele, mis tänasena asub. Ja lahendus on riigitee on viidudki siis uuele trassile, et olemasoleva koha pealt on ära viidud ja nende samadel põhjustel, et mitte on uuele trassile viidud, on siis see, et kitsas kohast korvikalmistu juurest välja saada, et meil peaks likvideerima neid mobiilimaste ning samal ajal saaksime ka siis lahendada selle ulukite läbipääsu selles piirkonnas. Et siia projekteeritud siis eritasandiline liiklussõlm, eritasandiline uluki läbipääs. Ulukid saavad siit maapinna pealt läbi minna ning riigiteed ja ka need kogujateed
tulevad siis üle selle ulukite läbipääsu. Ja praeguse lahendusega on siis Valingu piirkonda projekteeritud bussipeatused ja nende ühendamiseks siis kergliiklustunnel ja jalgteed nende vahel. Ehk siis bussipeatused siin piirkonnas säiluvad antud lahendusega, hetkelahendusega ja need on eritasandiliselt siis ühendatud tunneliga. Ja olemusolu riigitee, mis on siis alajaama tee ja siis Valingu-Selme vahel, on jäetud siis kohalikuks juurdepääsuks. Siit on tagatud siis, siit kolib see tänane suur liiklus ära, ka see raske liiklus, see kõik läheb siis siia uuele trassile, mis on viidud siia raudtee kõrvale. Ja see tee jääb ainult juurdepääsuks nendele korvikinnistule, allikakinnistutele, alajaama teele. Et siit Keila-poolsest otsast jäetud tupikuks ja ei ole mingisugust läbivat liiklus siin. Et kõik need pöörded Keila suunas ja Keila suunast tagasi saavad toimudes läbi Valingu liiklussõlme. Ning see lõik ise on viidud siis kokku tänase Circle K Alexela tankla juures olemasoleva maanteega, riigiteega. Ning alates Circle K-st on siis tagatud kergliiklejate liikumine konfliktivabalt eraldiseisva jalgrattateega kuni väljateeni. Et täiesti katkematu jalgrattatee on viidud kuni väljateeni. Ning samamoodi on siis katkematu kergliiklustee, jalgrattatee toodud siia siis Valingu raudteepeatusse ning siia Valingu-Jõgisoo maanteede välja. Valingu-Jõgisoo ja raudtee istumine on lahendatud eritasandiliselt. Maantee läheb siis üle raudtee ja raudtee läheb maantee alt läbi. Need ühendused pöörded on lubatud läbi ringristmikke ning ja siit on siis lubatud ühendused. Need jalgrattateed on ühendatud siis Valingu rongipeatusega. Ja siis siit edasi jõuame lõik 4. Projekti järgselt siis siin liigiteed number 11, Tallinna ringteed toimub siis hargnemine, millest üks sõidurada siis suundub Keila suunas ja üks sõidurada suundub siis Keila põhjapoolsele ümbersõidule. Ja selles eritasandilises sõlmes läheb siis põhjapoolne ümbersõidule üle. Samal ajal on siis võimalik Tallinna-Paldiski maanteed suunduda põhjapoolselt ringteele, kui ka põhjapoolselt ümbersõidult suunduda siis Tallinna suunas, samamoodi Keila suunast tulles liikuda põhjapoolsele ümbersõidule. Ja olemasolev Tallinna-Paldiski maantee jalgtee on viidud siit eritasandiliselt tunneliga alt läbi ja ühendatud olemasoleva jalgrattateega. Ning Keila lõunapoolne ümbersõit saab siis alguse liigitee istumisest. Siin on siis projekteeritud ringristmik ja Keila lõunapoole ümbersõit samuti läheb üle raudtee eritasandiliselt, raudtee läheb alt läbi. Selle äärde on projekteeritud samuti jalgrattatee ja Keila lõunapoole ümbersõit on siis 1+1 sõiduradadega maantee
See trass on siis paigutatud siia niimoodi, et see arvestab kõigi nende õhuliinidega, mis siin põldude peal on, ning ühtlasi ka üks väga suur gaasitorustik ning teiselt poolt seab meile piirangud siis Keila kaitsealune mõisapark, millest on samuti niimoodi mööda mindud, et me siia pargi alale ei ulatu. Keila jõega ristumisel tuleb siis uus sild ja silla alt on siis tagatud samuti jalgratturite ja jalakäijate läbipääs ning ühendused siit. Ning Keila Ääsmäe ristmiku on siis lahendatud samuti ringristmikuga ning lõpuks lahendus kokku viidud Ülesõidu tänava ristmikuga. Selline on siis lõplik vaade, mida siis sellel alal näha, aga nagu juba mainitud, siis on lõik jagatud etappideks ja esimene etapp on ikkagi riigitee number 11. Et siis ma nüüd näitan lahendust, mis on siis meie lahenduse esimene etapp, milles erinevus lõpliku lahendusega on ainult see, et valingu Jõgisoo maanteel esimeses etapis ei rajata eritasandilist ristet raudteega, vaid säilib tänane olemasolev ülesõit üle raudtee samas tasapinnas. Küll aga siis lisatakse siia kõrvale eraldi jalgrattatee ühendus olemasoleva jalgrattateega, mis suundub siis Keila rongijaama. On lahendus sama, mis lõplikus lahenduses ja millest ta veel erineb on siis ühendamisel Keila linnaga ja Keila olemasoleva maanteega, et siia ringristmikku ei tule, sest alles järgmises etapis, kui on vajalik rajada Keila lõunapool ümbersõit, rajatakse ringristmik, ehk siis see rajatakse otse siia, ühendatakse otse olemasolu maanteega, samuti ühendus Circle K ja Alexela tankla juures. Aga selleks, et siis tagada ühendus ja võimalus liikuda üle teele ja ka siia raudteed läbi mõisapargi alale, on siis luuakse uus ühendus läbi nende kinnistute Alexela tankla tagant, et oleks võimalik suunduda siis otse olemasole ringristmikule ja sooritada kõik vajalikud pöörded siis Keila suunas, Tallinna suunas ja ka Saue suunas. Ehk siis see oleks kiirelt minu poolt praegu ülevaade, nii et jääme ootama teie küsimusi ja selgitusi. Aitäh, Indrek! Jah, nüüd on siis aeg, kus saab küsimusi küsida. Et nagu ütlesin, et üks võimalus on see, et panete kirja. Meil üks küsimus juba tuli, aga tegelikkuses Mart juba jõudis ka vastata, loen ka selle ette. Ja teine võimalus on see, et tõstke käsi ja järjest küsin, siis annan teile sõna. Et ma loen ette kõigepealt selle küsimuse ka, mis meil siin juba vestluses läbi käis, et kui palju kasutatakse projektis taaskasutatud materjale, purustatud betoon, taaskasutatav liiv, puhastatud ballast, lubjakivi killustik, kui palju kasutatakse projektis aheraine killustikku ja kui eelpool nimetatud ei kasutata, siis miks? Ja vastus on, et praegune töö on eelprojekt ja eelprojekti eesmärk on eelkõige plaanilise lahenduse paikapanemine ning maade vajaduse määramine. Ja et täpse mulde ja katendi projekteerimine jääb tulevikus põhiprojekti ülesandeks, ehk siis tegelikkuses nende materjali kasutus ei ole praeguse projekti siis etapi veel osa, vaid seda teeme tulevikus. Aga vestluses rohkem siin küsimusi ei ole. Ma näen juba 2 kätt on olemas ja kõigepealt Jaana Mäesalu, palun. Mikrofoni ei ole veel sees. Näitab nagu, et oleks sees, aga tegelikult heli ei tule. Äkki on kuskil arvutil on ka mingisugune nupukene veel sisse vajutamata. Et teine võimalus on, et kui korda ei saa, siis pange palun oma küsimust kirja, et
natukene saate veel seal proovida. Ma annan sõna nii kaua Mart Pirita, palun. Tere, kas mind on kuulda? Ja, on küll. Mina olen Alajaama-tee elanik ja mul on selles mõttes teile küsimus, et millest on tingitud teie meeletu viha Alajaama-tee vastu? Esiteks te panete ühe otsa kinni, teiseks te lisate Alajaama-tee suunalt Keila rongijaamale ehk kergliiklusteele suure jõnksu. Te lisate Alajaama-teelt Valingu rongijaamani veel suurema jõnksu. Et millest on teil tingitud selline viha Alajaama-tee elanike vastu? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Kindlasti meil viha puudub, aga tehniliste lahenduste mõttes ja trajektooride mõttes, et Indrek, küsimus ilmselt sulle. Ja, ilmselt küll. Ma saan aru, et siis ma küsin võib-olla täpselt küsimuse kohe, et kuidas täna te liigute sinna rongijaama? Et kas teil on jalgsi, just mõtlen, kas sealt on mingi otsetee kuskilt? Keilasse minnakse mööda seda Keila kergliiklusteed, eks ju, siis see on see Paldiski maantee külje peal kergliiklustee ja Valingusse ukardatakse natuke mööda riigimaanteed ja siis keeratakse selle Valingu tee peale, aga praegu te nagu selle teise Valingu otsa panete kinni, lisate kergliiklustee, mis teeb suure jõnksu läbi kahe selle ringi ja jõuab siis suure ringiga Valingule. Et siis ongi, et kui me räägime nüüd jalgse liikumisest, siis säilib täpselt seesama trajektoor mööda Paldiski maanteed, ehk siis siit on võimalik jalgsi liikuda. Te panite sinna jõnksu juurde, vabandust. Te ise ütlesite, et sealt ei saa enam otse, vaid see läheb eraldi selle nii-öelda mingi rambi alt läbi. Jalgsi pääseb ikkagi nii siit Paldiski maanteedest. Indrek, ma segan vahele, et ta peab silmas seda, et kui on rajatud põhjapoolne ümbersõit, see sõlm, et siis sõlme puhul me lähme alt ju kergeste tunneliga läbi, et ta peab seda silmas, et ta ootab seda selgitust, et miks me läheme tunneliks ja jõnksuga alt läbi. Ehk siis selles jõnksus oli küsimus. Jah, täpselt selles oli. Siin on küsimus sellepärast, et kuna on puhtalt kõrguslik küsimus, et sellepärast, et siin lähedal on kohe Keila jõgi ja kõik need alad, siin luhaalad on tegelikult üleujutatavad alad. Ja seetõttu, et selleks, et see tunnel, mis me siia peame rajama, et see oleks läbitav ja samal ajal, et kõige lühem see tunnel, siis nende rampide kõrguste pärast satub ta just siia, sellesse tekib see jõnks. Et see jõnks on põhjustatud selle sõlme, sõiduteede, kõrguslikust lahendusest ja seetõttu oleme sunnitud siia tegema sellise hoogne sisse, sest see tee läheb siit üle ja need rambid, mis tulevad siis Tallinna poolt ja suunduvad põhjapoolele ümbersõidule ning samuti Keila suunas, need on tegelikult maapinna peal ja see ramp siit läheb üle, ehk siis seetõttu. Aga samal on, kui see nüüd puudutab pigem otseteel siin rajajaama selles poolse otsast. Aga need inimesed... Lisan veel sinna veel selle eelmise teema juurde, et jah, kui me jätaksime seal paralleelselt tee ääres, siis me peaksime lahendama ülekäigus samas tasapinnas. Aga kuna tegemist on pöörderampidega ja suhteliselt kiirete rampidega, siis me ohutuse tagamiseks ei taha seda sama tasandil ristumis jätta. Me viime siis sinna tunnelisse, kus juba geoloogiliselt saab seda nii-öelda kavandada. Okei, aga siis ma küsin veel otsa teise küsimuse, enne kui te jõuate ära vastata, et ma olen korduvalt küsinud, et praegu on probleem selles, et Alajaama-tee, kuigi asub kaugel Alajaama-tee elanikkond, siis nii-öelda see Kanamaa poolt ja Paldiski maantee poolt see müra kostub ikka sinna. Seal on ka praegu kuusehekk tegelikult istutatud Keila Kanamaa suuna peal, aga nüüd te toote selle tee keset seda põldu. Kas te hakkate ehitama sinna uut mürakoridori, kuigi majad on kaugel, ma saan aru, aga tuul on Keila suuna pealt ja kõik see müra tuleb täpselt isegi suurema intensiivsusega meie nii-öelda majadeni, kui need sauelanikud, kellel see maantee sõidab kõrvalt mööda. Tuul lihtsalt toob selle terve jõuga siia. Isegi praegu need detsipillid on juba sellised, et ma mõtlen, et kui see maantee tuleb keset seda põldu, et mis te sellega ette võtate? Aitäh küsimuse eest. Elle vist pigem sulle? Ja tere, et ma selgitan nii palju, et nüüd projekti edenedes teeme ka müra uuringu tellime
ja siis see mürauuring modelleerib seda müra igas suunas, iga teelõigu kohta. Ja kui ilmneb, et müra läheb nii suureks, et tekib nende normtasemete ületamine, siis me kavandame ka kindlasti müraseinad või mingid muud müraleevendusmeetmed, näiteks valid. Aga me ei tea seda täna ja see selgub selle modelleerimise tulemusena ja ütleme, see modelleerimine võtab arvesse ka tulevast siis kõrguslikku lahendust, et mida kõrgemal ta kuskil on või ütleme ka lagedal väljal on, et siis kõike seda võtab see modelleerimine arvesse. Et ma ei tea, kas see vastas piisavalt praegu, aga et me ei ole seda teemat ära unustanud, vastupidi, see on kindlalt oluline projekti osa ja me see on ette nähtud. Lisan veel nii palju veel Transpordiameti poolt, et see trass tuleb siis, kui rajatakse põhjapoolne ümbersõit, et ennem seda ju põllupealset ühendust ei rajata, et selle põhjapoolse ümbersõidu rajamisega läheb ikka veel mõnda aega, et vähemalt siin kuni aastani 2030 me seda ei kavanda, põhjapoolset pean silmas. Ja lisaks, mis puudutab müra modelleerimist, siis igasugused ekid, mis täna on, siis tegelikult müra modelleerimisel just modelleeritakse selle eeldusega, et ei ole ühtegi, puid ei ole nagu. Et need ekid ei ole tegelikult müratõkked ja kui me modelleerime, siis me, isegi kui täna on mets, siis meie arvestame justkui oleks nagu lageraie tehtud, et me niimoodi modelleerime selle elamuhoonete kasuks alati, et selge. Ja siis viimane küsimus, kas see modelleerimise ja reaalsuse elu, kas te olete ka võrrelnud need andmeid, sest üks asi on labor ja teine asi on reaalne elu? Sellega on niimoodi, et see metoodika on tegelikult kogu Euroopas on sarnane, hästi samamoodi tehakse, nii nagu Eestis, nii ka mujal tehakse ja tegelikult üldiselt need lähevad väga hästi kokku. Me oleme neid teinud juba siin aastaid, tahaks öelda aastakümneid, ei julge nii pikalt öelda, kindlasti 10 aastat vähemalt oleme neid teinud. Ja tegelikult meil on lausa kohustus on, kui me müratekkeseina rajame, siis pärast müratekkeseina valmimist me alati ka mõõdame üle, et kas see toimimus, mis projektiga ette nähti, kas seda sai ka toimima. Siiamaani kõik järelkontrollid on näidanud, et on toiminud välja arvatud ühe seinaga, kus oli vist lõpus tuli 10 sentimeetrit tuli otsa ehitada või oli 15, ühesõnaga natukene tuli juurde ehitada. Aga kõik ülejäänud seinad, mida me Eestis oleme rajanud, on vastavalt projektile on päris eluga ilusti kokku läinud. Ehk see modelleerimine väga hästi toimib, aga see on täpselt üle Euroopa samadel alustel tehakse. Aitäh! Aitäh, saime vist alajaama teie küsimustega praegu ühele poole. Jaana Mäesalu, nägin, et vahetasite kas teada... Ta oli küsimus ka teise teie poole kohta, me selle jätsime vastamata, et kui ma õigesti aru sain. Siit ma veel tahtsingi jätkata, et jalgsi alajaama siis sellest tänasest riigitepoolsest otsast pääseb siit otse Keilasse, et siin on eritasandiline riste põhjapoolsele ümbersõidule suunduva sõiduteega, aga nüüd autoga on siis juurdepääs, et kui te tulete Saue suunast, siis Saue suunast on see otse läbi Valingu-Sõlme ja teekond ei pikene. Tallinna poole on võimalik suunduda siit mööda Paldiski maanteed ning kui on soov minna Keilasse, vanaajaamateed, siis tuleb suunduda siia Valingu-Sõlme ning siit siis Keila suunas. Ja vastupidi, Keila poolt tulles on siis 2 võimalust, et kas otse Tallinn-Paldiski maanteed parempöördega või siis mööda ringteed Valingu-Sõlme ja Valingu-Sõlmest tagasi alajaama tee. Aga nüüd, mis puudutas seda, et liikuda siia rongijaama, tegelikkuses teekond ei pikene, sest siit on täiesti jalgtee liik ennast ühendab selle alajaama teel läbi Valingu-Sõlme siia raudteeni ära. Okei, tänan. Üks väike küsimus on lõppu, et kui te esitate need uued maanteed, siis talvel, kus on palju lund, millise prioriteediga puhastatakse neid teid? Kas esimene on see maantee ja ülejäänud kogujateed või vastupidi, sest kui kogujateed on umbes, siis põhimõtteliselt elanikud ei saa üldse mitte kuskile? See on Transpordiameti küsimus. Et siin selles mõttes, et kindlasti meie hooldetsüklid sõltuvad sagedustest. Jah,
et mida suurem tee, seda kiiremini peab meie siis teehooldaja selle seisundi taseme tagama ja seda kõrgemad need seisundi tasemed on. Ehk siis, et kindlasti suurem tee saab esimesena tähelepanu, aga see ei tähenda, et kõrvalteedel oleks siis meie hooldajal võimalik ületada piirmäärasid. Ehk siis ka seal on teatud nõuded, mida peab alati tagama ja need teed sõidetavana hoidma. Selge, ja siis andke andeks veel viimane küsimus tõesti. Ma ei suutnud kaardi pealt leida, kas te valgustuse kohta võiks natuke öelda, kas kergliiklusteed on valgustatud, kas kogujateed on valgustatud, millised teed on valgustatud? Seda täna ei olegi veel paika pandud lõplikult, et millised teed me valgustame. Siin me lähtume samuti sellest Transpordiameti valgustamisjuhendist, ehk siis sõlmede puhul need rambid ja liitumiskohad, need on kindlasti tuleb valgustada, aga muus osas, mis puudutab nüüd kohalikke teid ja jalgteid, selles osas me ei ole veel mingisugust otsast paika pandud. Ja see selgub nüüd edasi projekteerimise käigus. Ja ma ütlen Transpordiameti poolt veel nii palju, et praegu me oleme selles baasis, et me oleme sellise alusmaterjali oleme kokku saanud. Me näitame teile, mille peale me hakkame projekti tegema. Me küsime selle osas teie arvamust. Siin väljastatakse projekteerimistingimused ja projekteerimistingimuste mõte ongi koostada projekt. Et meil täna ei ole valmis projekti. Täna on meil see lahendus, et selle sama projekti raames me kunagi oli ka Keilas avalikustamine, et kus meil oli ainult jooned, et siis küsiti väga palju küsimusi, et miks ei ole projekti veel näha, et nüüd täna on see faas, et kus meil on ka projekti joonised on palju selgemalt näha, aga me alles hakkame projekteerima alles, et see ei ole veel valmis projekt ja vastavalt meie juhenditele, mis on kodulehekül kätte saada, siis nende alusel määratakse, millised teed peavad olema valged ja millised mitte, et üldiselt kogujateed ei ole valged, et ütlen kohe ära. Aga seal võib olla eri juhused, et niimoodi siin lubada, kus on ja kus ei ole, et see on praegu vara veel. Aga aitäh, palju häid küsimusi ja nüüd lähme edasi, et Jaana Mäesalu, proovime uuesti. Kas te kuulete mind? Ja nüüd kuuleme. Väga hea, et mul tekkis mitu küsimust, et me oleme Kangro talu istult, ehk siis see ehitus riivab meie maad väga pikalt ja väga, ütleme niimoodi, väga muutuvalt, et meil praegu on rohelus puud seal ees, siis mulle tundub, et see ehitus muudab seda selliseks, et meil ei ole ei seda naturaalset müra ega saaste tõket, vaid selle asemel on meil kergliiklustee ja siis, kes teab, valgustus ka. Ehk siis ütleme nii, et see elukeskkond muutub drastiliselt. Aga konkreetsed küsimused, et Loovälja tee kohta, et miks on vaja see uus teha. See läheb täpselt, nagu väga paljud see Loovälja tee läheb meie maa pealt. Meil on tee naabritega notariaalselt kinnitatud kasutusluba, et nüüd on siia pandud uus tee. Projekteerida. Ja, Loovälja tee, see nii-öelda uus paiknemine on tingitud ulukite läbipääsust, mis asub siin. Jah, aga see ongi, saate nagu aru maaomanikuna seda niimoodi, et milleks nagu seda, milleks sellist kaart ja sellist elegantset kaart teha maa arvelt. Seleta, siin on kõrguslikud erinevused on siin, seleta seda poolt. Ja ma tahtsin nõuda, et see siin ulukite läbipääsed, need ulukid jäävad siin nii-öelda olemasoleva maapinna kõrgusele tasapinda ning see teed, kõik need teed peavad siit väga kõrgelt üle minema, mis tähendab seda, et selles piirkonnas see sõidutee on olemasolevast maapinnast päris palju kõrgem ja seetõttu, et me saaksime selle Loovälja teega, mis ristmik on täna, tegelikult see jääb sellesse nii-öelda uluki läbipääsu alla, et me saaksime mõistlike ja normikohaste pikikalletega kokku viia, tingib selle, et me peame siia ta kokkuviimist pikendama, viima ta teise asukohta, ehk siis kokkuvõttes see põhjus on kõrguste erinevus ja normide kohased kalded, mis oleksid sõiduautodele ja veoautodele võimete kohased. Kas ma saan õigesti aru, et sellele praegu ei ole alternatiivi, sest ikkagi
selles mõttes see ikkagi riivab tohutult praegu maaomanikuna sellist, saate aru, tee on olemas, et minu küsimus on siis see, mis sellest vanast teest saab, kas see siis tasandatakse, sinna pannakse puud või mis sellest saab või see jääb ka kasutusse, ehk siis on meil nagu selline hakitud kolmnurk, millega ei ole midagi peale hakata või? Ma saan aru, küsimus on sellest osast siin. Praegu on küsimus selle loovälja tee kohta, mida kasutatakse praegu, et kui on see ja tehakse uus, siis ongi see küsimus, et kas see vana jääb ka alles ja kasutus, et sellel juhul on see selles mõttes maa hakkimine meie jaoks täiesti, et mets tehakse jälle selliseks, ütleme nii, et ta ei ole enam, ta ei ole enam nii privaatne ja tas on jälle tungitud ja kuidas seda ehitama hakatakse, see on omaette küsimus. Mis saab sellest ümbrusest siis, kuidas seda kõik ehitatakse, rääkimata sellest, et seal alal on meil allikas, mida me oleme kasutanud alati varu joogivee kohana, et kui kaevuga peaks midagi juhtuma, on meil seal allikas lähedal. Et selles mõttes, et kõik praegune projekt tungib hästi meie maapinnale, selles mõttes, et see muudab nagu tohutult meie jaoks seda elukeskkonda. Et sinna ei ole nagu selles mõttes midagi öelda, rääkimata mürast, rääkimata vingust. Et selles saate aru, et kui praegu on nii, et on rohelus ümberringi, siis kas te tõesti arvate, et kui ma vaatan seda seina, müratõkke seina, et milline elukvaliteedi langus see on? See on ju täiesti mõõtmatu. Ja rääkides, et inimene, kes võib-olla eelistabki privaatsust ja loodust, siis see on väga invasiivne projekt. Aitäh küsimuste eest, oli üsna mitu tükki tegelikkuses. Siin paratamatult peab selles mõttes arvestama, et tegemist on ka riiklikult tähtsa maanteega, et on ta seda täna ja on tõenäoliselt, või mitte tõenäoliselt, vaid väga hästi teate, et ka täna on väga suur sagedus seal, et see liiklussagedus väga suure tõenäosusega kuidagimoodi väiksemaks sellel lõigul tulevikus ei jää. Aga kindlasti selles mõttes, et ka selle uue tee käigus, rajamise käigus meil on väga mitmeid leevendusmeetmeid väga erinevatele siis suundadele, et muuhulgas ka seesama tegelikkuses suurulukite läbipääs on samuti üks leevendusmeede selle jaoks, et loomad liikuda saaks. Aga kui küsimustest otsapidi hakata, siis kõigepealt oli see küsimus, Indrek, ka sulle ilmselt, et sellest vana tee, mis siis jääb kasutusest välja sinna suurulukite nagu läbipääsu juurde, et küsimus oli see, et kas see vana teelõik likvideeritakse, mis jääb kasutusest välja? Jah. Ehk siis tegelikkuses sinna teed ei jää, et tee jääb ainult uude asukohta, eks ole. Just. Ja siis teine pool puudutas võib-olla nagu sellist nagu müra ja siis veekasutust, eks ole. Et Elle või Indrek, et kumb teist vastab nendele küsimustele? Müra osas on see sama, inimlikult ma täiesti mõistan, et täiesti nõus maaomanikuga, ehk siis see kogu see lahendus muudab seda tänast olukorda väga drastiliselt, see on täiesti arusaadavalt emotsionaalne küsimus ka, mis puudutab müra, siis nii nagu Elle juba enne vastas ka, et me koostame ju antud projekti raames ka mürauuringud ja müra modelleerimise ja sellest tulenevalt projekteerime ka siis müra leevenduvad meetmed. Ma võib-olla siis täiendan, et ütleme nende kinnistute puhul või nende hoonete ja elamute puhul, mis on teele ikkagi väga lähedal ja nii tänasele kui uuele teele. Räägime seesama Kangro, räägime sama Piimaka, et seal ei ole kahtlust, et sinna ette peavad tulema müraseinad, et siin see modelleerimine niikuinii seda kinnitab, et siin mingit kahtlust ei ole, et seal tee ääres täna seistes ei ole võimalik üksteisega normaalselt rääkida, isegi kui keset päeva seal seista. Et see müra on juba täna seal kohutav, et lähimate kinnistute puhul, mille hooned on nii-öelda teele väga lähedal, võib seda nagu ikkagi päris kindlalt väita, et sinna need seinad ja meetmed tulevad. Ma enda poolt tahtsin veel lisada nii palju, et tegemist on ikkagi rahvusvahelise põhimaantega
ja see on selles mõttes on isegi mitte ainult Eesti kontekstis, vaid üle Euroopa ikkagi tähtis teedevõrk ja siin on liiklus on nii suur, et siin on ohutuse küsimused ja kui elada sellise suure tee ääres, siis eriti Tallinna lähiümbruses siiski, et kogu Tallinna ringtee on ikkagi Tallinna lähiümbrused, siis see, et sellised arendusi tulevad, on natukene mõnes mõttes kahjuks paratamatus, et kuskil peavad need tuiksooned olema ja uusi läbimurdeid teha ilmselgelt ei ole mõistlik nagu, et selle natuke on paratamatu, kui elada nii Tallinna ringtee vahetus läheduses, et siis jah, see on nagu lihtsalt nõukogude võimu teene, et see tee just sinna tõmmati, vana maantee teadupärast läks kaugemalt ja sobivamalt meile. Aga ma küsiks seda ka, et see ülekäik, et kuidas see nüüd mõeldav on, et inimesed, kes käivad rongiga, peavad hakkama tegema jala kahekordselt pikki retki rongi peale. Et praegu on nagu, ma saan aru, suur projekt, jah, loomulikult, aga ikkagi, et ka nii-öelda väike inimene, kes võib-olla ei sõida autoga, kes võib-olla on keskkonnasäästlikum, et nagu ei tohiks nagu sellistest lahendustest ka üle vaadata, et ka üks inimene, kes võib-olla on keskkonnateadlikum, et temal peab olema võib-olla ka mugav kasutada rongi, mitte autode tõttu hakata siis tegema, ma ei tea, tõesti suuremaid ringe. Et praegu ma vaatan, et see ülekäigu, nagu ma õigesti aru saan, siis see ülekäigu koht on siis seal bussijaama lähedal. Ja kui ma räägin jälle meist või Kangro kinnistust, siis meie nagu raudteeni läheb palju lühemalt. Kodu juurest lähme üle tee. Et kuidas on nende ülekäigu kohtadega, et ma saan aru sellest, et on planeeritud üks ja siis teine küsimus on kogu ehitus. Et ikkagi, et kuhu mahuvad ehituseks vajamine ruum, kust see veel tuleb, kas see on praegu arvestatud selle sisse, mis joon on, või see tuleb lisaks? Aitäh. Mis puudutab nüüd seda esmalt jalakäijate läbipääsu nüüd siia raudtee suunas ja siit maanteed läbi, siis täna tõesti me oleme arvestanud selle olemasoleva valingu bussipeatusega ja et see bussipeatused säiliksid omal kohal, nendega oleks ka eritasandile ühendus jalakäijatele, kergliiklejatele. Siin on täna meil küsimus ja arutelu, me just soovime kokku saada või arutada koosolekul kohaliku omavalitsustega ning ka Harjumaa transpordikeskusega, et kas need bussipeatused siin, kas see valingu bussipeatus täna on üldse saab piisavalt kasutust ja et kas see tulevikus on selles kohas nagu jätkusuutlik. Ja kui nüüd selgub, ja kui ka täna näiteks teie, kes kohalikud elanikud olete, ütlete, et see tegelikult seal kasutust ei leia ja pigem see kasutamine on ikkagi rongiga, siis meil on täna kaalumisel hoopiski see bussipeatus siin ära jätta ja ka see jalgteetunnel tuuagi siia Tutermaa tee piirkonda, et tagada see otseühendus valingu rongi peatusega. Ma lisan nii palju, et see, mis sa rääkisid, on, mida me kaalume, aga lisaks lihtsalt on öelda, et tegelikult saab ka liiklussõlme kasutada, et liiklussõlme pealt on kõik eritasandil ülekäigu koht. Jah, see lihtsalt toob kaasa siukse... Ma saan aru, aga lihtsalt tahtsin öelda, et ei ole ainult üks, mul ei see, et kogu lõigus on ainult üks, ma tahan öelda, et tegelikult on lõigus 2. Aga tõesti, kui see bussipeatust ei ole vaja sinna kavanda, kus täna on, et siis selle arvelt on võimalik tõesti see tunnel tuua sobilikumasse kohta. No ja ma lisan juurde, et kui see peatus on ikkagi vajalik ja see näiteks käib koolibuss või tal on mingisugune tähtsus siiski on, et siis me saame kaaluda teda viiagi sinna kogu teele. Et me ei pea võib-olla kohe ütlema, et täitsa ära jääb, aga jah, et see teema on hästi mitmete inimeste poolt täna see nii-öelda Tutermaa piirkonnast siis kergliiklejate otsepääs valingujaama, et see teemat on hästi mitmed inimesed tõstatanud ja mitu kirja on ka juba allkirjadega meieni jõudnud, nii et ma nagu kinnitan seda, et me seda võtame tõsiselt, seda teemat ja püüame moel või teisel lahendada. Aga ma tahtsin vastata ära ka tegelikult allika küsimuse, et kui on mõni selline oluline objekt, mis on inimesele oma maal väärtuslik, on see mõni puu, on see mingi muu koht, on see sama see allikas, et
kui meil on võimalik seda vältida, me nii-öelda ei pea siin mõne juurdepääsu või kogujateega temast tingimata üle minema, siis loomulikult me väldime seda. Et selle kangrukinnistu puhul on oluline teada saada siis, kus see allikas on ja püüame temast, kui vähegi võimalik, lihtsalt kaugemal hoida. Et kindlasti sellest siis suhtleme veel eraldi. Aitäh, Helle, ja üks küsimus sulle veel, et mis siit läbi käis, et mis puudutas seda siis ehituseks vajaliku maa-ala kasutust, et kas lisaks siis nagu projektlahenduse alusele maale on vaja ehituseks veel täiendavat mingisugust maa-ala kõrval? No sellel on nagu raske selles mõttes öelda lõplikku seisukohta. Täna on pandud kaardile või siia eskiisjoonisele lillad jooned, mis tähistavad võimaliku uue teemulde serva. Ja mida kõrgem on mulle, seda laiem siis see nõlv on ja see serv kaugemal ulatub. Ja roosad jooned, mis tähistavad perspektiivset maavõõranduse vajadust. Ja võt, et no see on nii palju, kui praegu eskiisi tasandil seda on võimalik ette kujutada, et noh, nii üks kui teine, nii lilla kui roosa joon võivad edasise projekteerimise käigus muutuda. Nad võivad kuskil kohas minna kitsamaks, nad võivad teoreetselt minna kuskil kohas laiemaks. Just, ehk siis jah, see maavajaduse me oleme täna siin esmase kandnud nendele eskiisi joonistele, aga see ongi tänane niisugune esmane eskiisi lahendus, et sellesse ruumi peame ära mahtuma ja peavad ehitustööd ära mahtuma. Nii, aitäh. Ma näen, et siin on väga mitmel inimesel käsi ka tõstetud. Ma korra hüppan vahepeal nendesse küsimustesse, mis on kirjalikult küsitud ka vahepeal. Ja siin on 3. Et üks nendest on vist juba nagu tegelikkuses vastatud, Elle ja Indrek, et kuhu rajatakse ülekäigutunnel Tutermaa küla elanikele rongijaama pääsemiseks, et plaanitud tunnel bussijaamas on liiga kaugel, et tõenäoliselt see on just seesama, eks ole, millest me praegu rääkisime. Et kui midagi jäi veel lahtiseks, siis pange täiendab nagu küsimus teile. Ja siis teine on, et Elle, et kuidas on võimalik nii suurelt hoomata vääriselupaikade ala maantee rajamiseks? Saue ja Keila vahel on palju veppalasid. Noh, see vääriselupaika teema, keegi inimestest ka sellel teemal helistas, juhtis tähelepanu ja iseenesest see kindlasti ole meie eesmärk, et minna nagu neisse palju sisse, pigem tahaks jääda nendega kattuvates lõikudes kõhnaks ja teelahenduses saledaks. Aga noh, ütleme, liiklusohutus ja teeprojekteerimise normid seab teatud omad piirid, et kui laiad või kitsad tohivad need vaheribad olla, mis on põhimaantee ja kogujatee vahel ja siis omakorda, mis on siis kogujatee ja kergliiklustee vahel. Ja näiteks, kui me vaatame sama valingu tänase bussipeatuse piirkonda, et kui nüüd see peatus sealt ära kaob, siis me siin saame minna kõhnemaks, nii et juba saame rohkem seda vääriselupaika säästa, et noh, kui nüüd juriidilisest poolest rääkida, siis vääriselupaik on väärtuslik metsaosa erametsas. Ta ei ole nii-öelda riiklikult kaitstav loodusobjekt, ta on metsaosa, mis on elurikas ja mida siis maaomanik ise nii-öelda valib, kas ta siis seda säilitab või ei säilita. Et loomulikult ta ikkagi näitab mingit teatavat loodusväärtust, nii et kui võimalik, siis mida vähem neisse me sisse läheme, et seda nii-öelda meie eesmärk ei ole sinna sisse minna, et kui võimalik hoidume sellest, aga täielikult hoiduda ilmselt see ei ole võimalik. Aitäh. Nii, siis veel küsimus siit, et Mart, sulle, kuna see on jätku küsimus sellele materjali teemale, et arvestades maavara kriisi, siis kas ei peaks juba mõtlema materjali kasutusele? Selle mõttes, et me mõtleme juba täna materjali kasutamisele mitte ainult ühe projekti kontekstis, vaid kõikide Transpordiameti projektide kontekstis ja me selle kriisis me oleme, uskuge mind, me oleme väga hästi teadlikud. Täna lihtsalt eelprojektis ei tehta juba nii palju geoloogilisi uuringuid juba, et oleks mõtet nii süvitsi minna, et mis materjalid siit välja kaevatakse ja nii edasi, et see lihtsalt ei ole eelprojekti ülesanne, et ongi projekteerimise määruses on erinevatel projektiliikidel on erinevad eesmärgid, et eelprojekt on mõeldud selleks, et panna lahendus paika, et saaks maavajadus paika, saaks maad võrrandada ja põhiprojekt on juba see, kus saab tegeledagi täpselt mulde ja tehnavõrkude asjadega,
on täiesti võimalik, et seda tehakse eraldi projektiga, on võimalik, et seda teeb ehitaja koos ehitaja projekteeriga, et need võimalused on erinevad ja see küsimus iseenesest on muidugi väga iga aastaga aina aktuaalsem ja eriti siin Rail Baltica kontekstis veel ka väga aktuaalne, et me kindlasti tegeleme, aga mitte ainult ühe projekti kontekstis, vaid kõikide projektide kontekstis. Aitäh, et võtan siit veel 2 küsimust vestlusest, et nii, Elle, küsimus sulle, et maa, mida Kangro talu aladelt soovitakse, on liiga suur. Kuidas lahendatakse see olukord, kas riik pakub maa tasemele? Maa tasemele mina ei julge küll lubada, aga pakume raha asemele ja see võõrandamine ei toimu mitte kuidagi tasuta või midagi sellist, vaid ikkagi maa hindamise tulemusena ja kui asi nii kaugele on jõudnud, et krundijaotuskava on valmis ja täpselt see vajaliku maaeralduse piirid paigas ja ruutmeetrid välja arvutatud, siis Transpordiamet alustab inimesega läbirääkimisi ja tellib kinnisvara hindajalt, atesteeritud hindajalt siis hindamise. Ja see on oma metoodika, mille järgi kõik see hindu määratakse ja selle pakkumise siis edastame inimesele, et kui inimene ei ole nõus, siis järgnevad läbirääkimised, võib tellida võrdleva hindamise, jätkuvad jälle läbirääkimised, et ütleme selliselt see protsess käib, et ma selle maade vahetuse osas oleks mitte eriti optimistlik, ma ei tea, et see praegu väga toimiks. Ma selgitan juurde nii palju, et kui inimene, kui me algab see maade juba omandamise protsess ja kui inimene soovib maade vahetust, et siis me kindlasti kaalume seda võimalust, aga selle võimalikkus sõltub hästi palju, kas selles piirkonnas on niisugused sobilikke maid, et väga paljudes piirkondades vist ei ole maad, mida vahetada. Ja seal on omad kriteeriumid, et maid ei vahetata kuskil teise Eesti otsa või kuskil teise maakonda, et see niimoodi ei vahetata. Vahetatakse ainult samas piirkonnas ja kui samas piirkonnas ei ole, siis lihtsalt ei ole maad, mida vahetada. Et sellepärast siin automaatselt, kui ei ole läbi analüüsitud, siis seda lubada ei saa, aga kindlasti seda kaalutakse, et kui on võimalik. Aga see selgub juba siis, kui see protsess hakkab pihta. Aitäh. Ja viimane küsimus siit vestlusest, et Elle sulle, et kellele on vaja kergliiklusteed? Külaelanikel sõidavad rattad aknalt läbi. Milleks? Et elame põhjusega maal, mitte linnas. Kuidas sellele siis vastata, et kellele seda vaja on, et seda on ikkagi kõigile vaja, et kõik, kes elavad ka seal nii-öelda maal ja metsa sees, tahavad ühel hetkel minna võib-olla, ma ei tea, kontserdile Keilasse või Sauele või toidupoodi või lapsed tahavad minna kooli või huviringi, et seda on ikkagi ühiskonnale vaja, ja seda keegi ei tee ühele maaomanikule või ühele majapidamisele, vaid me tegelikult vaatleme täna Keila ja Saue 2 linna vahelist ühendust ja kergliiklustee lõiku, mis võimaldab need linnad kergliiklusvahenditega või jalakäijale kättesaadavaks teha, et ega ma siin väga niisugust rohkem pikemat põhjendust ei oskagi tuua, et see raske on mitte näha seda vajadust. Lisan veel nii palju veel juurde, et lisaks ongi seal kalmistu, et me ikkagi üritame leida lahendusi, et näiteks Keila inimene, ta ei peaks autoga sõitma kalmistu külastamiseks, et need on vahemaad nii väiksed, et need jalgrattaga on väga mõnus läbida, et pigem soodustame seda. Samad oli siin juttu raudtee ühendamisest just nimelt, et ei peaks autoga minema, et saaks jalgsi või rattaga või tõukerattaga, millega iganes. Et just niisugust asjade pärast ja siin näha siin kaardi peal ka on ju korralikud elamupiirkonnad on, et nendel kõigil oleks võimalus siin Keilasse, et ei pea, et me tahame lõhkuda seda nii-öelda, et kogu aeg auto on number 1, et oleks võimalik muude säästlikumate liikumisviisidega kasutada, et ma arvan, see on ikkagi kõigile see piirkonna inimestel on see positiivne, et me niisuguseid asju teeme. Aitäh. Ja nüüd lähen käte juurde tagasi, et Raido, palun. Ja, tervist Raido Rokk Loovälja talust, et küsimus kohe jätkuks heade naabrite Jana Mäesalu küsimusele selle Loovälja talu selle Pauna kohta, et kui saate sinna ligi zoomida, oleks super, saaks
paremini rääkida, et see tekitas meis samamoodi küsimust, et me tikume nüüd nii naabrite külje alla, et küsimus ongi, et kas seda oleks võimalik nii-öelda suhteliselt uluki tee juurest ja siis kohe vasakule keerata, teistpidi minna hoopis. Et maastikukalle peaks seda palju paremini lubama, lisaks ei teki siis sinna paremale poole seda nii-öelda muldvalli kõrget sinna neile ette, et kas see oleks reaalne? Kaaluda tasub küll, ma ei tea, kas see reaalne on, aga kaaluda tasub küll, jah. Ja lisaks siis ei puutu sinna allika kohta, mis sinna pauna sisse hetkel jääb ja... Jah, et projekteeri äkki oskab kommenteerida, et kaaluda tasub küll, aga ma ei tea, kas see on reaalne, et on see võimalik. Oleme tegelikult, oleme seda kaalunud ka, et minna siit. Ei, ma ei mõtle mitte sealt, vaid kui sealt nii-öelda, kus see tee hakkab sinna peamaante peale minema, et sealt keerab siis nii-öelda Keila poole ja läheb siis kohe paralleelselt sealt selle uluki tunneli eest. No nii-öelda jah seal. Et sel juhul oleks ta, et miks ta ei ole tegelikult siia täna toodud, ongi see sama, et see ulukite läbipääs, see rohekoridor oleks ilma häiringuteta. Et kui me... Seda küll, et selles suhtes on ta õigus, aga arvestades, kui palju neid suurulukeid liigub ja teistpidi, kui väike liiklus sealt nendes 3-2 pluss 1 potentsiaalsest majapidamist on, et see on suht väike, et sellest tuleneb ongi. Mina ütleks see, et see on ikkagi ettepanek, et me kaalume seda läbi, et me vastame argumenteeritud siis teile, et kas kui ta jääb häirima, siis võib-olla see ei ole mõeldav, aga mõtleme, kaalume läbi selle, et... Aga ma küsiks korra ikkagi kasutaks juhust, et kui just teie olete looväljade omanik ja kas oleks mõeldav ka, et kui me vaatame seda plaani praegu, siis nii-öelda see roheliselt on üks detailplaneeringuala piir, et detailplaneeringualadesse sisse on keeruline minna, aga kui mööda seda detailplaneeringuala isegi näiteks põhjapiiri tuua see mitte sa näitad praegu lõunapiiri, aga põhjapiiri tuua see mööda teie kinnistu piiri ja sealt nüüd sinna ringristmikule või kogujateele kokku, et ütleme, no ikkagi, et me hoiame ennast teega võimalikult sellest tundlikust nii-öelda uluki objektist kaugele, et kas see kuidagi teie jaoks kõlaks lahendusena või? Austus väga ei kõlaks, kuna seal läheb see suht soiseks läheb seal vahel, et arvestades kohalikke olusid, et ja lisaks ta lõikab päris palju neid kuivenduskraave läbi. No nende jaoks iseenesest oleksid ka lahendused olemas. Kraavidele saab panna nii-öelda truubid, torud peale ja nii-öelda pinnase mõttes ka on see nii-öelda oleks lahendused olemas. Aga ma ütlen, et meil ei pea olema täna valmis lahendus. Et selles mõttes, ma arvan, et meil on siin 2 kinnistu omanikud, mõned on täna siin, meil on projekteerija siin, me saame tulevikus võtta ühendust, saame ju seda täpsustada. Lisaks, kuna juba kuivenduskraavid teemaks tuli, et siis palun tähelepanelikult arvestage seal valingu, kus need 3 X-i punast on, et seal on üks truubi koht, mis suunab ära kõik veed põhja poolt lõuna poole. Et praegunegi kuivenduskraavide süsteem on seal pudelikaelaks hetkel, et kui te uut teed hakkate rajama, et lahendaksite sellega ilusti ära, et ei tekiks nii-öelda üleujutusi sinna valingu liiklussõlme teksti koha peale ja siis ülavoolu jäävatele metsaaladele, samast ka need naabrite kanguru ja roheliselt viirutatav alade kohta. See on hea info, me võtame selle teadmiseks projekteerija, ma arvan. Et Maanteeametiga on seda paar korda räägitud ka, et nad on maininud, et kui uus tee tuleb, et siis saab selle kuidagi ära lahendada loodetavasti. Ei, see on tõesti väga väärtuslik info, et seal sellised probleemid on ja siis me tõesti pöörame selle kohe tähelepanu ka. Ja siis üks küsimus oli muidugi selle valingu raudteejaama ligipääsu kohta, aga kuna seda on juba mitmel korral puudutatud ja lisaks oleme saatnud ka Elle Tammele ühe ilusa kirja, et siis loodetavasti võtate arvesse seda, et kohalik kogukond saaks ilusti nii-öelda otse teed pidi nii-öelda raudteejaama, et ei peaks seda lisa 2+ kilomeetrit kasutama seda läbi nende liiklussõlmede käimist ringi või siis teistpidi sealt bussipeatuse kohta.
Ja siis lisaks kommentaar selle bussi kohta, et huvi pärast vaatasin ka üks päev, et peatus.ee kaudu, et palju seal busse käib, et suht üks buss ainult päevas. Et koolibusside kohta ma ei oska öelda, et ühtepidi muidugi hea, kui seal see tunneb. Ma selgitan jah, et selle bussi pealt on see, et me ikkagi peame arvestama kohaliku omavalitsused. Me teeme siin koostööd ühistranspordikeskuse kohalike omavalitsustega ja et meil on ka teistpidi kogemusi, et käib kuu jooksul üks inimene ja lähme sulgema ja siis on kisa väga palju, või meelepaha väga palju, et selles mõttes bussipeatuste sulgemisega peab olema ettevaatlik, aga kui see on mõeldav, siis ja me saame niimoodi kõigile sobilikuma lahenduse, siis meil ei ole eesmärk nui 4 sinna bussipeatus jätta sinna, kus ta täna on. Ei väga hea, et tasub uurimist, et sama on ka selle rongi peale saamise kohta, et seda me oleme juba oma seisukohta avaldanud. Ja lisaks küsimus selle müra uuringu ja modelleerimise kohta, et siin on mainitud, et üks Euroopa mudeli järgi tehakse seda, aga kas see võtab ka arvesse sügist ja vihmast teed ja naastarehvi? See on nüüd natukene, kuna me siin seltskonnast ei ole keegi meil müraspetsialist otseselt, et me ikka müraspetsialist on eraldusspetsialist, et siis ma arvan, see on natuke liiga spetsiifiline küsimus, aga seal võtatakse arvesse liikluse koosseisu, kiirust, kõrgusi, kaugusi. Nagu ma ütlesin, siis metsa arvestatakse, et ei ole just selles mõttes, et olla alati majade suhtes nagu positiivsem, mitte negatiivsem, ehk siis metsa nagu mõeldakse, et oleks nagu lageraie. Et selles mõttes, et üldiselt enamus asju võetakse arvesse, kas nüüd täpselt naasterehvi, ma arvan, et see natuke liiga spetsiifiline küsimus, et peame täpsustama, kui on soove vastust saada. Ei, ma pigem mainisin naasterehvi selle tõttu, et see on nagu kõige ekstreemsem juhus, mis on tegelikult ju päris mitu kuud. Aga seda ma ütlen küll, et kindlasti ei võeta müra uuringutest ja modelleerimisel ei võeta aluseks kõige tuulisemad ilmu ja et tuul tõesti kannab ka, et tuule mõju, et kui on hästi tuuline ilm, siis ei võeta seda arvesse, et nüüd tulge mõõtma, et praegu müra hästi kannab. See metoodika kahjuks niimoodi ette ei näe. Aga see on ka Eestis reguleeritud niimoodi. Selge, et viimasena tahtsin lihtsalt ära mainida seda, et kahjuks ei realiseerunud see üks alternatiivseid plaane, mis mõned aastad tagasi plaanis oli, et see 4-realine tee teha lõuna poolt rongiteed, mis siis ei lõikaks ära kohaliku kogukonna ja pikki põlvi olevate talude vahele pressitud tee, Ma saan mõttest aru, ma võin Transpordiameti poolt öelda, et see on see asi tegelikult välistati juba üldplaneeringuga, et need vaidlused, ma saan aru, et peeti kunagi üldplaneeringute raames ja tegelikult juba üldplaneeringus võeti ka maha, et täna ei ole seda võimalik enam kavandada. Ei, ma lihtsalt tahtsin ära mainida, et siin, kui te varasemalt ära mainisite, et kes siin juba tee ääres on elanud, et see peab arvestama sellega, et talle niikuinii tuleb tee veel lisaks, et lihtsalt selle pointi kommentaariks. Sest kui see tee oleks tulnud sinna teised poole, siis oleks lihtsustatult paari talu ainult põhja poolt häirinud, kus sa ei ela ka tavaliselt, et elatakse ikka lõuna poole ja kuna siin juba mainiti ka seda tuulesuunda, et siis tõesti jah, et tuulesuund on ikka Keilast ülespoole. Jah, et siis see poleks nagu neid üldse seganud. Nii. Aga aitäh. Aitäh. Väga jälle mitu head küsimust. Lähme siit kätega edasi. Vahepeal oli üleval käsi ka Raulil ilma perekonna nimeta, et kas teie saite vastuse kätte? Kuna tundub vist jah, kui ei, siis tõstke uuesti käsi. Et siis võtan siit järgmise ja Kristiina Kaldu-Paite, palun. Ja tere, mina olen Pähklisalu T8 elanik ja täpselt see Valingu bussipeatus jääb meie kõrvale. Ja siis seal skiisi joonisel on näha, et see jalakäijate tunnel planeeritakse meie juurde ja siis nagu teeala läheb palju laiemaks, et minu jaoks see on jällegi väga emotsionaalne, et see tee tuleb maele lähemale
ja seda nagu on, sellega on väga keeruline leppida, aga ma saan aru, et muud võimalust ei ole. Aga praegu kõlas see, et see tunnel, selle asukoht on veel nagu arutuste teema. Lihtsalt ma mõtlesin, et näiteks ma ei tea, kas meil on vaja seda koolibussi. Ma tean täpselt, et seal käib ainult üks koolibuss. Ta väljub mingi 7:30 Saue poole ja siis tuleb tagasi 3:30. Ja rohkem busse siin ei käi. Ma ei tea täpselt, kui palju meie pere hakkab seda kasutama. Meie vanem laps alles läheb kooli sellel aastal. Ja lihtsalt ma mõtlen selle peale, et järgmine koolibussi peatus on Väljatee väljakul, mis on suht lähedal siin ka. Ja kui saaks sinna mööda kergliiklusteed, siis lapsed saaksid sinna peatuseni minna ja seda bussipeatust ja seda jallakäijate tunnelit tõesti saaks kuhugi nihutada. Et ma ei tea, mis te arvate sellest ja kuidas meie saame siis, võib-olla ma küsin oma naabrite arvamust, kes on siin ümberringi Pähklisalu tee elanikud, mis nemad arvavad, kas tõesti see bussipeatuse asukoha muutmine on mõeldav neile, et kui selle arvelt säästetakse natukene seda metsaala. Aitäh. Indrek või Elle, et kumb teist selle teema endale võtab? See on ikkagi täpselt see, mida me siin juba natuke ka varasemalt arutasime, et me oleme arutanud, et me ei rääkinud, et see bussipeatuse lahendus tõesti me vajame sisendit nüüd kohalikelt omavalitsustelt ja ka ühistranspordikeskuselt, et aru saadagi, et mis bussid seal täna liiguvad ja kas nad peavad ilmtingimata peatuma, nagu tänane lahendus ette näeb, peatuses kohe riigide ääres või see peatus võib asuda hoopis kuskil kohaliku tee ääres või hoopis mõnes teises lähedal asukohas. Ehk siis praegu võtame selle info vastu, sisendinfo, et see peatus seal ilmtingimata ei pea asuma elanike seisukohast, kui on tagatud mõistlikud ühendused jalgsi ja see ühesõnaga kokkuvõttes me võtame info praegu vastu, teeme edasi koostööd kohalike omavalitsustega, ühistranspordikeskusega ja püüame siis selle parima lahenduse välja töötada. Ma lisan nii palju, aga samas, kui teil on nagu olemas seal ümberkaudsete elanike, kes teil on seal, siin kaarti pealt on näha, keda see puudutab, et kui on olemas juba selle piirkonna nagu arvamusega, siis meil on ka väga lihtne nagu võttagi arvesse, et kohalike omavalitsusega rääkida, et ongi, et võib-olla on vaja siia ainult koolibussi selle nii-öelda kogu tee peale ja põhitee ääres ei olegi neid bussipeatusi vaja, nagu, et ei kohalikud soovi ja kohalik omavalitsus leiab ka, et seal ei olegi perspektiivi selles kohas, et siis on lihtsam ka otsused teha, nagu, et täna meil selline lahendus, et selles mõttes, kui te seal piirkonnas suhtlete naabritega, siis see info on ka meile väga väärt. Ja kui te saate selle piirkonna elanike käest niisuguse ühise pöördumise selleks ette nähtud ajaks kirjalikult meile saata, see oleks väga suureks abiks selle otsuse tegemisel. See aeg on siis juuni lõpp. Just. No selles mõttes see peatus on olemas, aga reaalselt busse ei käi. Võib-olla ma kasutaks busse, aga neid ei ole ja see koolibussi aeg ei ole sobilik. Ma ei usu, et lähiajal sinna tekib mingi liinibuss, aga ma saan aru, et ma pean arutlema sellel teemal meie valla teede spetsialistiga, siis me saame võib-olla ühiselt midagi. Seda valla spetsialistiga suhtleme ka meie nii-öelda, et selles mõttes teie kohustus seda kindlasti ei ole. Pigem oli küsimus selles, et kui te suhtlete seal oma naabritega ja leiate naabritega koos, või saategi aru, et näiteks keegi ei kasutagi teie naabritest seda bussi seal, et siis see info meil on, või siis vastupidi, et keegi just ilmtingimata kasutab seda, aga kasutabki näiteks ainult koolibussi, et siis see info. Et ühesõnaga see kohalike elanike teadmine või kasutusharjumused on nagu oluline info. Omavalitsustega suhtleme me ise.
ja ma igaks ütlen, et ja kui te ei saagi seal naabritega, siis enda poolt tehke see ettepanek ikka, et siis meil on vähemalt märk on maas ja me saame ikkagi kaaluda, et kui keegi arvamust ei avalda, ega siis on ka raske midagi kaaluda. Nii et. Ei, no selles mõttes me suhtleme ja meil on siin ainult 6 maja ja meie maja lapsed on kõige nooremad ja ma nagu tõesti ei oska praegu arvata, kas meil läheb seda koolibussi vaja, aga ma saan aru, et see koolibuss ikkagi jääb. Küsimus on selles, et kas teisi busse kasutame või mitte. Et koolibussi on võimalik ka kogu tee peal panna, sellepärast ei pea rajama suure maantee äärde kohe, et jah, aga see arvamus on jah oodatud nii-öelda. Hästi, siis Elle Tammele peab. Hästi, aitäh. Aitäh. Võtame siit järgmise küsimuse. Carmen Letta, palun. Ja tervist. Olen aru saanud, et see bussipeatus ja see tunnel on nüüd niisugune, ütleme, üks põhiteema siin ja samuti meile. Mina elan Lillevälja teel ja meil on siin hästi palju maju tegelikult. Siin kui varasemalt sellest nihutamise teemast rääkides oli siin oli seal vist 3 majapidamist ja nüüd seal Pähklisalus seal oli vist 6 maja või palju seal oli, siis meil on siin reaalselt kohal elavaid 8 peret, 8 leibkonda. Ja on väikseid lapsi, koolis käivaid lapsi ja praegune lahendus, mis juba siis ütleme nüüd see ehitus algas, see lõpeb täpselt meie Lillevälja tee otsas, eks ole, ja meil pannakse kinni võimalus üle selle maantee pääseda kergliiklusteele. Ma ei tea, kas see on arusaadav. Et kui praegu me Lillevälja teelt lihtsalt läheme üle tee ja me olemegi juba selle väljatee kergliiklusteel, siis selle uue lahendusega meie ju sealt enam üle ei pääse. Ja siis minnes nüüd seda praegust lahendust sinna uue selle viadukti poole, seal ei ole üldse kergliiklusteed ette nähtud, et me pääseks kuidagi näiteks lapsed sealt kuidagi kooli poole. Kui te nüüd selle jalakäijate tunneli viite veel sinna Tutermaa poole, siis nagu on täiesti mõttetu meie jaoks. No vot, praegu te just tõstatakse sellised küsimused, vaata, miks ongi, et ei ole nii lihtne igal pool kohe nagu lubada, et tõstame, aga need arvamused ongi olulised ja siin on kindlasti ongi kohaliku omavalitsusega vaja koostööd teha, et leida see sobiv koht, et need asjaolusi on palju tõesti. Aga ma selles mõttes, et kohe täpsustan ka seda, et see, mis puudutab nüüd olemasolevat ehitusobjekti, mis just hakkas, eks ole, sellest kohast nüüd Saue poole, eks ole, siis seal rajatakse samuti ühendusteed tegelikkuses viadukti alt läbi. Aga seal ei ole kergliiklusteed. Vabandust, jah. Jah, vot selle koha pealt ma nüüd peast jään vastuse võlgu, et Mart oleme korduvalt küsinud. Seal on, vaata varasemalt oligi niimoodi mõeldud, et seal alt saab tee ääres kõndida, et sealt alt viadukti alt läheb sõiduda läbi, saab tee ääres kõndida ja kuna oli ju siin see bussipeatuse tunneli siin samas kohas, siis ei olnud see nii-öelda vajalik, et selles mõtlen, et nende tunnetega me peame siin... Ma küll väga nõus ei ole. Ma arvan, et meie saame ka selle kirja panna teele, aga kas ei ole mingit alternatiivi teha siis 2 tunnelit? Me arutame selle läbi, et me täna siin kindlasti ei hakka siin lubama mitte tunnet teeme, aga meil on see probleem on teada ja tegelikult ka teie arvamusi väga hea, et te siin sõna võtsite, et muidu võib-olla olekski jäänud siin väga paari üksikute majade nii-öelda, ma ei taha öelda, kas 6 või 8, siin 2 maja rohkem, et me päris sükest... Meil on siin praegu 8 peret, aga siin on ka mitu kinnistut, kuhu plaanitakse veel ehitada, ja lapsi, me räägime ju praegu sellest, mis 2025 oli see, eks ole, 2030. Selleks ajaks juba need, kes lähevad sealt, ütleme sealt Pähklisalust või mis see oli, sealt kooli, nemad on juba jõudnud edasi koolis, siis on juba hoopis uued lapsed, kes võib-olla polegi veel sündinud seal, kes kooli läheb. Aga ma tahan korra küsida. Jah, vabandust, ma nüüd lõikasin teile sisse, aga
ma tahan küsida, et kust te sealt väljatee kaudu edasi lähete, et kas me nagu, üks asi on kaaluda neid, kas topelttunnelit või kus see tunnel siis oleks, aga teine asi on, et kuhu te nagu edasi lähete, et kas võib-olla me peame hoopis kaaluma mõnda uut kergliikluste lõiku näiteks, et kaalume, Jaa, me mõtleme juba hästi laialt siis. Ja me oleksime nõus võib-olla, ma arvan, et see on kõik läbirääkimiste küsimus ka, et vaevalt, et me sealt sinna Keila poole läheks. Meile aitaks, kui me saaks kuidagi sinna, Sauele ikka, sest me liigume rohkem Saue poole, koolid kõik on ju seal pool. Et praegu põhimõtteliselt, kui täna sealt et Lillevälja teelt lähtuks mingi kergtee lõik, ütleme sealt raudteeviadukti alt läbi, et ta ühendaks, sealt hakkaks juba pääs nii-öelda väljatee Saue absoluutselt. Palun tehke seda. See olekski meile, sest et praegusel juhul olekski kaardistada, et need aga meile on öeldud, et see ei ole võimalik nagu olemas olevat, et nii väheste majade pärast ei hakka keegi nii pikka jalakäijate teed tegema sinna või seda kergliiklusteed. Et see on see probleem, et kui nüüd tõsta see edasi, siis me peame minema sinna Tutermaale ja siis või sinna poole, eks ole, ja sealt jälle siis tagasi, et see teeb ju kohutavalt suure ringi. Ma ütlen see, et mul on hea meel, et te sõna võtsite kindlasti, et muidu mõtlen, et oleks jäänud liiga ühepoolseks poole see arutelu, et me kindlasti teeme siin kohaliku omavalitsusega koostööd ja me leiame siin mingi sobiliku lahenduse, et ma täna lihtsalt siin kindlasti koosolekul ei saa kiiret lubada, et mis see lahendus saab olema, aga me kindlasti küll me kohaliku omavalitsusega leiame selle lahenduse. Ja selle bussipeatuse kohta ka nii, et hästi kerge on midagi ära jätta ja lammutada, katsu sa tagasi saada seda bussipeatust. See on nagu hoopis teine teema. Ja ega selles mõttes, et ega tulevikus, kui me teeme kergusteed ja need maaeraldused ja kõik teeme valmis ja kogu teed tõmbame kokku, siis hiljem sinna enam bussipeatuse rajamine on ikka tõesti äärmiselt raske. Absoluutselt, et ärme ennem lõhu, kui on mingisugune see mõte, sest et see on üks väga huvitav lõik, et vanasti sealt käis buss, nüüd on bussipeatus ainult mälestuseks, aga koolibussi kasutatakse küll, et kõik ei vii oma lapsi autoga kooli alati. Aga aitäh ja võtame siit edasi. Jaana Mäesalu, palun. Tere, see mõte oli väga suurepärane, mis seda projekti ka kirjeldab, et ärge enne lõhkuge. Eks, ja kui me jälle tuleme meie krundini, ma olen väga tänulik oma naabrimehele, kes andis väga hea alternatiivi Loovälja teele. Ehk siis ma kordan, et see allikas jääb sinna kõrvale ja isegi kui ta läheb sealt kõrvalt, reostus, millest me räägime, see ei ole kasutuskõlblik. Ehk siis ma tungivalt palun, et see Loovälja tee tuleb ümber mõelda. Lisaks, nagu me näeme, on see tee läheb niimoodi, et jätab taskusse. Ehk siis ükskõik, kust sa vaatad, roheluse asemel vaatab sulle vastu lihtsalt sein, hall sein või mis iganes sinna tuleb. Teiseks ei ole ära märgitud, et ma näen, et hästi sügavalt minnakse sealt mäe pealt, kus on meil ka vana kelder, vana talumaja kelder. Ma arvan, et seda pole üldse vist märgatud või arvestatudki. Ja nagu te näete, et see ongi nagu siuke tasku. Ja kui me jälle räägime sellest, milline elukvaliteet või kas või visuaalselt, et mida see nagu endast kätkeb, siis see on ikka mõõtmatu, et ma küsikski, et mis saab nendest puudest, mis maha võetakse, et see on nagu, need ongi need küsimused, millega ma saan aru, et seda ehitust ei jäeta ära, aga selles mõttes, et siin ongi see, et kui hakatakse ehitama, midagi tagasi enam ei võta. Kui te hakkate juba ehitama meie maa peale niimoodi suure kaarega asju tegema, et siis on vaja väga põhjalikult kõik läbi mõelda ja läbi kaaluda. See puudutab nii loodust, see puudutab emotsionaalselt, inimese heaolu, füüsiliselt ja nii edasi ja nii edasi. Sest meie maa on mõlemal pool maanteed, see mõjutab meid igatepidi väga palju, meie maad läheb väga palju mööda seda maanteed. Ehk siis ma ütlen ikkagi, et meie kinnistu on kõige suurem kannataja selles protsessis. Just sellepärast, et see maa on eriilmeline, see ei ole lihtsalt lage põllumaa. Siin on mets, siin on soineala, meil kasvavad siin jeesukäpad, erinevad taimed, onnad ja nii edasi ja nii edasi. Ja selline suure kaarega Loovälja tee, et
see lihtsalt, siin peab olema tõesti mingi parem, sõbralikum lahendus, kui soovitakse seda projekti niimoodi ellu viia koostöös maaomanikega. Aitäh! Me selle teie küsimuse markeerisime ära, et me kindlasti tegeleme sellega, et me juba saime sellest aru ettepanekutest ja nii-öelda kaalume võimalusi ja kindlasti annab teile teada. Vabandust, aga see ongi see, et kui te ütlete mulle, et te kaalute võimalused, see kaalutud võimalus võib ju päädida ikkagi sellise otsusega, mis nagu jätab väga kasinasse olukorda meid. Aga me kindlasti ütleme nii, et kui me võtame selle musta stsenaariumi, et lihtsalt räägime sellele läbi, et ei ole võimalik mingil põhjusel, et siis me kindlasti teile ka selgitame, miks ei ole võimalik, et me lihtsalt ei ütle, et ei, vaid me ka selgitame siis, miks ei ole. Et täna natuke võib-olla vara on öelda, et me kaalume läbi ja kui ei ole, siis me selgitame ka teile, et mitte lihtsalt, et kaalusime kõik, et me nii me ei jäta nagu, Elle. Aga ma kasutan ikkagi kohe ka seda võimalust nagu siin teise maaomaniku puhul, et kui mõtleme korraks alternatiividele, mis küll lõikab selle Uluki koridori läbi, aga ütleme, peame seda siis Uluki eksperdiga arutama, aga kui nüüd see Loovälja tee viia sealt, kus ta täna selle detailplaneeringu rohelise viirutuse nurgast tuleb, et piki teie kinnistuserva läbi metsa, kus ta siis on nii-öelda vasakule alla, ja sealt kaudu Kogujateel, et kuidas see lahendus teie vaatest oleks, et on see teile nagu vastuvõetavam või? See, et oleks ta nii nagu see vana tee on, et ikkagi mõelda, et võimalikult, et mingid võimalused peavad ikkagi olema seda. Ja ma saan aru, et mu naaber mõtles ikkagi nagu sarnase nagu jõnksuga, aga siis ikkagi teiselt poolt, nagu vasakult poolt nii-öelda. Ja ma saan aru ka seda, et kas me oleks pidanud ka tegema endale detailplaneeringu ala kuhugi või? Kas ma saan õigesti aru, et see oleks midagi päästnud või? Ei, nad ei oleks päästnud, aga lihtsalt küsimus on selles, et detailplaneeringut peab siis hakkama muutma ja ümber kruntima, kui tahta sealt kaudu läbi minna ja nagu näha on, et ega ükski maaomanik tegelikult seda enda maal ei taha, et nad siis aga ma saan kõigest aru, et see oli nagu teadmatus meile, et kui me oleksime detailplaneeringu ala, siis me oleksime öelda maaomanikuna paremas seisus. Kas on nii? Ei, ma pigem seda ei arvaks, aga ütleme sinna Uluki koridori suubuma me teda jätta ei saa, sest et sellisel juhul see tee ei vii mitte kuhugile, ta viib viadukti alla, kus üleval on riigi maantee, all peaks olema Ulukid ja sealt kaudu põhimaantele ei pääse, ehk et inimestel nad ei pääse liikuma, et ütleme, et see tegelikult ei ole alternatiiv, et me peame ikkagi... Vabandust, kas ma saan aru, et ma ei ole kursis, ma teadsin alati, et Loovälja tee läheb naabriteni, aga kas see liiklus on siis avatud kõigile või? See on veel rohkematele, see on avalik, siis maantee tuleks või? Milline nüüd täpselt lõik? See Loovälja tee. Ma teadsin alati, et see tee viib naabriteni, aga kas see viib kuhugi mujale välja? Raido kommenteerin, et see viib välja, et see on tupiktee. See on tupiktee. Aga jah, et pigem on see mõte sealt, et kui ta hakkab see Loovälja tee hakkab sinna suubuma nii-öelda Uluki tunnelisse, et siis keerata täisnurgaga Keila poole ja nii-öelda selle nii-öelda niikuinii ära ostetava maa sees juba, mis Kangro kinnistut ära ostetaks ja siis ta sujuvalt liiguks sinna sealt nii-öelda ja siis kiipeks sinna Kogujatee peale. Nii lähedale meil läheb täpselt risti nagu selle Uluki teega, aga taas kord, kuna seal on nii väike liiklus ja põdrad on lihtsustatud harjunud selle liiklusega, mis siin nii või naa toimub, et tasuks uurida. Mina ütlen ka, et me praegu veel mõtleme, ärme need lahendused lukku pane, et me selle informatsiooni saime kätte, me räägime loomastiku eksperdiga ja pärast kindlasti võtame teiega ühendust, anname teile teada, et mis see lahendus olema saab ja koos selgituste ja põhjendustega, et meil ei ole mõtet täna siin avalikul koosolekul jääda siin seda siin, me kulutame väga palju aega, et võib-olla teistel on mingi muid küsimusi ka veel, et me kindlasti võtame teiega ühendust ja me ei jäta seda asja niisama. Sobib, aitäh! Et kindlasti jah, selles mõttes, et kõik need teemad, mis said tõstatatud ja mille kohta te meile ka kirjutate, et kindlasti selles mõttes, et pärast meie nagu siis kaalumisi kindlasti me kõigele vastame. Ja siit lähtuvalt võib-olla ka nagu on üks vestluse küsimus ka Elle ja sulle, et kuidas see teema edasi läheb, et kas me peame ise ja
kui siis millist kodulehekülge jälgima või saame kuidagi igast muudatusest teavitatud kaasatud? No esimene asi on see, et kui me nüüd anname projekteerimistingimused ja oleme selleks näiteks võib-olla kuskil kohas millegi tõttu on see bussipeatus või tunnelid või see looväljade täpsustunud seda eskiislahendust, siis koos selle korraldusega paneme uued joonised juurde. See on sinna võib-olla kõige kiirem ja lühem vaade, aga pikemas vaates see projekteerimine kestab veel kuskil aasta ringi. Ja lõppu otsas valmivad krundijaotuskavad, mis tähendab siis seda, et nendest kinnistutest, millest on vaja maavõõrandust ja äralõiget, selle kohta koostatakse selline eraldi plaanimaterjal, kus on need ruutmeetrid ja pindale ja välja toodud. Ja need siis nendega pöördume maaomanike poole, kelle maid need puudutavad, et selleni jõuame tõenäoliselt järgmisel, ütleme kuskil suurusjärgus suve hakul või kevade lõpus järgmise aasta. Nii, ja siis mul on hetkel veel ainult üks küsimus jäänud siia ülesse, et mis saab puudest, kas loetakse kokku ja istutatakse uued, vanad tammed jäävad ette? Üldiselt ei istutata uusi, olgem ausad, et puud, mis sealt ette võetakse, likvideeritakse, et üldiselt uusi puid istutakse ainult linnades. On sellised nõuded, et kui võetakse linna territooriumid parkmetsast mingid puud maha, siis on sellised kohustusi, mitte igas linnas, aga osades linnades on. Aga üldiselt, kui me võtame asulaväliste teedel, võtame puid maha, siis neid ei istutata tagasi et. Aitäh, et meie aeg hakkab ka samuti otsa saama, et kui kellelgi on veel mõni küsimus, tõstke käsi, pange kirja. Ma näen, et siin on 2 kätt on üleval, Karmen Letta ja Jaana Mäesalu, aga te olete mõlemad juba vahepeal ka küsinud, et ma nüüd ei tea täpselt, et kas teil on nüüd veel mingeid täiendavaid küsimusi või see käsi on üles jäänud varasemast? Ikka on uued küsimused seoses selle puudega. Et ongi see, et võtate nii palju vanu puid maha, tammed, kased ja mida kõik, et kuidas on see mõeldav, et ei kompenseeri seda selles mõttes, et palun väga, võtke siis maa ära, istutage need tagasi. Selles mõttes, et me räägime ikkagi elukeskkonna säilitamisest või taastamisest või on lihtsalt õigus muuta elukeskkond totaalselt? Selles mõttes, et kui maad eraldatakse, siis sellest ongi ka nähtud ette hüvitis, et lihtsalt, et üks puu on emotsionaalselt võib-olla teise väärtusega kui lihtsalt maa koos puudega omandamine, siis seda on väga raske kompenseerida üldiselt jah, et ei istuta uusi puid asemele Vabandust, see ongi hästi emotsionaalne, sest see ongi suguvõsa maa, kus on kõik üles kasvanud ja see on lihtsalt, ma kordan, et see ongi see, et kui jäetakse taskusse, et võetakse kõik ümbert ära. Et ma lihtsalt, see on tõesti väga keeruline sellega leppida sellisel kujul. Aga ma mõtlen, see on, emotsioon ongi selline asi, mida on hästi raske üldse üks rahasse või niimoodi mõõta, et või panna, et ega seda kompenseerida emotsionaalset asja on üldse äärmiselt raske. Et isegi kui sa istutad uue puu, ega siis võtab ju mitukümmend aastat, kui ta suur on, et ega see ongi keeruline. Ma võib-olla ka täiendan seda, et kui küsimus puudutas võib-olla hoopis seda poolt, et me ei võta ju neid puid maha oma lõbuks või ilma asjata, vaid selleks, et mahuks ära kõik tee ja teega seotud rajatised, on need siis müraseinad, loomatarad, kraavid, mis iganes, ja teatud ohutusnõuded on, mida me peame jälgima, kui lähedal üldse tohib sellisele teel olla puu, et juba liiklusohutuse mõttes, et lihtsalt see on teatav selline paratamatus, mis nõuetele vastava tee projekteerimisega kaasneb, et me ju ei võta neid ilma asjata või oma lõbuks või lihtsalt niisama, aga kindlasti ei ole eesmärk võtta
noh, nii-öelda lausaliselt või laialt, vaid vastupidi täpselt nii vähe, kui vaja on. Ja samamoodi ka seda maad võõrandada nii vähe, kui vaja on ja kellegi privaatsust minna rikkuma nii vähe, kui üldse saame. Et lihtsalt mõne kinnistu puhul, mis asub teele lähemal, on nagu väga keeruline seda nii-öelda lahendust leida. Aitäh, aga see Loovälja tee on tõesti see koht, kus saaks natukene paremini, kui muud moodi ei saa. Et tõesti, et see muidu jääbki täpselt nii, et tasku läheb kitsalt laiaks ja siis tuleb veel suur jõnks, et kui vaadata, siis muud ei näegi kui ainult seina. Jah, aitäh. Aga aitäh küsimuste ja arvamuse eest. Karmen Leta, teie käsi vahepeal läks alla ja nüüd tuli tagasi üles, et on teil uus küsimus? Vabandust, mina tahtsin veel küsida seda, et kas tõesti on võimalik sellesse kinnitatud projekti tuua selline muudatus sisse, et sinna lisada see kergliiklustee. Et kas seda võib nii palju muuta, on see tavapärane või kuidas see prognoos on? Mart, küsimus pigem tõenäoliselt sulle, et mis puudutab siis nagu olemasoleva juba nagu ehitusloaga lõiku, eks ole? Ma arvan, et siin tänasesse projekti ma kahtlen, et sinna praegu, kuna need kasutajate arv ei ole nii suur, et oleks, ma eeldan, et selle tule välja, et oleks kohustus teha kergusteed, et kahjuks üksikute või väikeste grupide elanike pärast kergusteede rajamine riigi vahenditest ei ole nii-öelda põhjendatud alati, et seal tee ääres on võimalik kõndida, et sealt... Aga see tee, sealt hakkab ju väga suur liiklus, et see ei ole enam selline kogumistee, mis siit meie tee otsast mööda läheb, vaid see on juba sealt edasi siis niisugune tee, kus juba sellelt peateelt maha keeratakse, et Saue poole minna ja seal saab päris suur liiklus olema. Kas teie paneksite oma lapse sinna kõndima, vaevalt ju, et kooli minna Sauele? Selles mõttes, et ma arvan, et mu lapsed käivad võib-olla isegi veel ohtlikum kohal, et see ei ole hea näide praegu. Aga et jah, riiklikult on pandud paika siis, et milliste liiklusageduste juures ja milliste inimeste arvu juures on kergustee ilmtingimata vajalik. Et seda küsimust kindlasti uurime, nagu ma ütlesin, me juba enne ütlesime, me arutame seda, aga praegu siin kiiresti lubada küll ei saa ja ma arvan, et sinna ehituse sisse peab uurima, et see oli huvitav informatsioon ja me uurime, et praegu ma ei saa lubada siin. Selge, pigem siis nagu vähetõenäoline on see variant, et sealt alt see tee tuleks. Selle ehituse raames võib olla vähetõenäoline, kas ta üldse tuleb siin ma enam nii skeptiline ei ole, aga mõtlen uurima, et ma kindlasti ei taha anda ka valedat lootust, et annan teile lootust, et tuleb ja siis te olete pärast pettunud, ma seda ka ei taha anda. Et ma praegu on see, et me uurime seda võimalust. No selge, siis hoiame oma tunneli võimalusest kinni, aga aitäh teile. Nii, aga aitäh kõigile. Kas mõni küsimus kellegi tuleb veel? Jaana Mäesalul on jätkuvalt käsi üleval. Et tundub, et saime siis küsimustega ühele poole. Näitan korra uuesti ühte varasemat slaidi selle siis nagu edasiste toimetamiste kohta. Et praegu siis on pooleli projekteerimistingimuste menetlus, et me oleme kirjad kinnistuomanikele ja siis ehitusest puudutatud asutustele isikutele laiali saatnud. Ka teil on kõigil võimalik meile oma arvamust avaldada. Palun, et kui vähegi võimalik, palun tehke seda 28. juuniks. Et sellisel juhul on meil kõige parem seda nagu tervikuna kõiki võimalik neid arvestada või siis nagu neid arvamusi siis läbi töötada ja vaadata, et kui palju on nendega võimalik siis arvestada või siis vastu argumenteerida või siis leida mingisuguseid muid lahendusi. Ja nüüd sealt edasi siis pärast seda menetlust me siis projekteerimistingimuste korralduse saadame laiali ning paneme Transpordiameti kodulehel ülesse ning jätkame eelprojekti koostamisega. Et suuremat uut sellist avalikku arutelu lähiajal meil plaanis ei ole.
et kui see eelprojekti staadium sinnamaale välja jõuab, siis maade võõranduse osas siis konkreetsete kinnistu omanikega me suhtleme siis suurusjärgus järgmise aasta kevadel, kui meil see projektlahendus on sealmaal, et reaalselt on võimalik siis juba täpselt plaanid koostada, et kui palju mingitest kinnistutest vaja maad on ja saame seal siis nagu edasistesse läbirääkimistesse minna. Ja sealt edasi siis nagu öeldud, pärast eelprojekti on lisaks maade küsimustele ka põhiprojekti koostamine ja seda teeme siis sellises ajaraamis, et me saaksime ettevalmistustega valmis 2025. aastal, mille järgi siis, mis järel siis praeguste plaanide kohaselt hakkame ehitama seda siis vahemikus 2025–2027, aga nagu ka varasemalt juba öeldud, siis need ehitusaastad võivad natukene muutuda. Elle, Mart ja Indrek, kas te tahate siia lõppu veel enda poolt ka midagi täiendada? Mina tänan kõiki, kes osalesid ja andsid väärtuslikku sisendit projektile. Mina julgustan ikkagi inimesi kirjutama ja tingimuste raames arvamust avaldama, kui vähegi on ikkagi midagi avaldada, aga ka edaspidi võib ikkagi helistada ja küsida ja kas või uurida siis, et kui kaugel see projekt on või kuidas tema kellegi kinnistu juures lahendus areneb, et ikka võib küsida ja huvi tunda. Mul rohkem lisada ei ole, et lihtsalt ka tänan enda poolt, et oli päris asjalik ja juhiti õigetele asjadele tähelepanu, et me kindlasti kaalume ja mõtleme, et saaks see kõigile niivõrd, kuivõrd sobilik see lahendus on võimalik seal kitsastes oludes, et ega see lihtne piirkond ei ole, nagu kõik teavad, et seda kõike sinna majade vahel ära mahutada, aga teeme parima ja katsume neid ettepanekuid, mis tehti võimalusel ikkagi arvestada, et mitte suusoojaks, vaid ka päriselt arvestada võimalusel. Aga ka minu poolt siis aitäh kõigile osalemast, aitäh kõigile küsimust ja arvamuse avaldamise eest, et nagu öeldud, väga väärtuslik info. Et aitäh teile ja head õhtut! Aitäh, nägemist!